sellega saavutame võib-olla natuke rohkem võrdsust. Ja kui me nagu pensionitest räägime, siis loomulikult see, mis täna on, ei ole piisav. Et keskmine pension võiks olla umbes seal, kus on keskmine palk, või ütleme 80% keskmisest palgast. Mis tähendab, et ta võiks olla 1100–1200 juures, mitte 450–500. Ja nüüd on küsimus, kus see raha võtta. Et kui meil täna läheb 2 miljardit pensionite peale, meil oleks vaja 6 panna, siis me jõuaksime sinna. Ja meil tuleb kuidagi saada oluliselt raha juurde. Me peame midagi tegema täiesti teistmoodi selleks, et see eelarve maht nagu sellises ulatuses tõuseks. Ja see on nagu see koht, kus me peame selgelt üle vaatama, millise ettevõtlusega me siin riigis tegeleme ja kuidas me suudame oma ressursse rohkem väärindada. Et kas me näiteks metsa peame lihtsalt ahju ajama või palkidena välja vedama või me teeme sellest kunstnikertusega esmaabikappe ja müüme neid. Kas me oma maavaradel laseme lihtsalt seista või me teeme nendest mingisugused sellised tooted, mida maailm on valmis ostma ja kalli raha eest ostma. Üks selline tore toode, mida väga palju nõutakse, on näiteks aku. Akude tootmiseks on vaja tervet hulka muldmetalle, mida praegu imporditakse Hiinast. Eestis on need muldmetallid samuti olemas. Me suudaksime vabalt Hiinaga konkureerida. See on ka üks väheseid kohti, kus me võib-olla suudame temaga konkureerida. Meil on nagu rafineerimistehased olemas Sillamäel. Meil on vaja lihtsalt mahtusid suurendada ja me saaksime väga palju rohkem siseriiklikult panustada. Nii et neid mõtteid tasub kindlasti arutada. Et seal nagu